noh, jah. See, ma usun, et see inimloomus nüüd siin viimase 10 aastaga meil siin nii palju muutunud on. Et iseenesest ei ole ju midagi halba sellest, et inimene tahab paremini elada, eks ole. Ta tahab endale lubada seda, mida tema vanemad ei saanud endale lubada. Ta tahab reisida, ta tahab paremat maja, ta tahab ilusamat autot. Ju need on kõik inimlikud ju nõrkused ja soovid, et küsimus see, et kas mingist hetkest mis sa selle nimel nagu teed. Ja kas sa lähed üle teiste inimeste, kas sa valmis kurja tegema, petma, eks ole, noh. See küsimus seal juures muidugi on. Ja ikkagi ka see, et lõpuks seesama ahnus ju veab ka mingil kujul see ühiskonda edasi, eks ole. Sa mõtled kogu aeg välja, et kuidas siis sa rikkaks siis ikkagi saad. Et näed, ja sa mõtled välja siis selliseid teid, eks ole, rikkaks saamiseks, mida teised pole välja mõelnud ennem. Ja ses mõttes ma nagu küll heidaks ette, et kui meil on palju samad iduettevõtjad siin, kui meil oleks Bolti, eks ole, kui olete välja mõtled selle takso selle platvormi siin üksinda või auto jagamise, eks ole, et võib-olla seal ka oli ajendas ahnus, et saada rikkaks, et on ka väga hea, et koos on teised ka nagu rikkaks saanud võib-olla. Et teine küsimus, et mille arvel sa seda teed, et ma usun ka ühiskonnas see hinnang inimesele ikkagi sõltub väga palju sellest, et mille arvel ta seda rikastub siis, eks ole. Et kui kuskil öeldakse, et kuule, et sa nagu toodad kuskil seal Kambodžas lapstööjõuga, eks ole, endale odava toormega, keskkonnanorme rikkudes, eks ole, mingisuguseid asju, mida meie siin tarbime, siis noh, ütleme, siis on kaheti, et ühtepidi me ju mõistame hukka, aga teistpidi tarbime ikkagi seda toodet, eks ole, et me kõik nagu osaleme selles ahnuses, maksame sinna peale mingit pidi, eks ole, et see niimoodi toimub, samas küll me jätnud, oi, et kui paha see on, eks ole, noh, sama käega võib see praegu sõja puhul võtta, et ühe käega, eks ole, anname tanke, Venemaa vastu teise käega ostame talt gaasi, eks ole. Tundub skisofreenne olukord täiesti, eks ole, et kuidas siis see võimalik on, et teise maailmasõjal ikkagi päris nii vist ikka ei olnud, et nii hullult need jooned oleksid läinud, kui praegu siin on. Et ma jah, nagu selles mõttes ei arva nüüd, et inimesed nagu kuidagi nii ekstra ahneks on läinud ja tegelikult, no ütleme, kui vahel ka tundub, et Eesti inimesed ka, et ei ole nagu nii toredad meeldivad, aga samas jälle vahel, kui sa vaatad, kellelegi parem ikkagi Eesti rahval, parem osa tuleb välis, kui kellel ikka mingi õnnetus on, eks ole, kellelegi läheb halvasti. Kui sa vaatad, kui palju inimesed tegelikult on valmis näiteks ka ikkagi aitama ja raha andma, ka annetama, kui tõsiselt on midagi ikkagi halvasti, eks ole. Ja see ikkagi näitab, et kõik ei ole nagu kadunud, et ei ole need inimesed nii halvad ju siin ka midagi ise panustama, appi minema, eks ole. Et kui me elaksime ainult ahnuses ja oma sellises mullis, et siis ju nii ei oleks ilmselt. Et ses mõttes ma ei oleks nii skeptiline nüüd ja mina küll ei taju ümbruskeelest, et jah, on selline teatud edukultus, eks ole, et jah, et sa pead nagu olema heas autos ja paljudel see hinnaks on see, et see on fassaad, eks ole, et seal taga tegelikult sul ei olegi sellist sissetulekut, et sa oled kuskilt nagu kraabid seda raha, et nende elustiili nii-öelda viljeleda ja pärast selgub, et sa lähed põhja omadega ja tegelikult hävid nagu palju rohkem veel. Et see on jah selline, see me vaatame televiisit, tahaksime kõik olla ilusad ja rikkad ja tegelikult ju paljud ei ole. Et noh, jah, piisab kui sellest, kui sa käid tõesti Tartus Annelinnas või Tallinnas asemel ringi mõtled, et miks see Porsche seisab selle luitunud ja maja risu ees, ütleme otse, et kas siis see on nagu mõistlik valik nüüd olnud, eks ole. Ometi ta on niimoodi teinud seda, noh, jah. Et võime selle, noh, võib-olla mina mõistan sellega hukka, et see nagu mõistlik ei ole, aga kui inimene ise õnnelik selle Porschega seal maja ees on, las ta olla, et ma ei tunne ka sellest nagu väga suurt nagu, mina ei toivu silmadi seda olukorda, võib-olla ma ei ole nii palju näinud neid asju.